Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee. Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 14. juuni ja me oleme siit Digitunniga eetris otse stuudiost kolmekesi. Me oleme Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja Meelis Väljamäe tänases saates. Ja me räägime sellest, mis meil viimasest nädalast tehnoloogia maailmast on jäänud ja nii põnevat kõrva ja silma, et tahame teiega seda jagada. Esiteks teeme ülevaate Apple'i suurest arendajate konverentsist, mis näitab, kuhu telefonid ja tahvlid ja tavalised arvutid siis tulevikus suunduvad. Facebook ei anna alla inimeste eraellu tungimisel ja plaanib jälle välja tuua teatud seadmeid, mis mõõdavad, jälgivad, kuulavad ja vaatavad. Tohutu suur osa maailma internetist kukkus sisuliselt kokku, oli kätte saamatu eelmisel nädalal, aga see ei olnud küberrünnak, vaid üks üliväike viga, mis selle põhjustas. Me räägime sellest, kas ja kuidas telerit vaadata, ehk kas vabalevi muutub, kaob, toimub seal midagi või ei toimu, sellega on väike segadus, aga saame täna selguse. Ja kui palju maksab siit planeedilt lahkumine? Mitte väga palju, aga miks seda teha, arutame ka seda. Digitund. Ma mõtlesin, Hans, et alustame, tegelikult sa juba pooleldi nagu vihjasid, et me oleme siin otse stuudios. Kas sina mäletad juhuslikult või keegi mäletab, kunas me olime viimati otse stuudios? Eelmine suvi. Ma arvan küll, et see võib mingi aast, ma ei tea, või sügisel äkki või? Igatahes, kui te meid kuulete ja me köhime, siis me köhime praegu otse reaalajas, sest tõesti me hea rõõm on teiega rääkida, kuuled otse. Aga me jõuame siit sellele, et miks me oleme otse stuudios. No, et numbrid on ju nii-öelda head, et julgeb jälle tulla, aga siin meil ma saan aru ka, et immuniseerimine meie väikses kolmeses mullikeses edeneb hästi, et mina olen 2, ma ei tea, kuidas teil on. Ja veel ühe peal, jah. Aga siit me jõuame ka ikkagi praktilise momendini. Kui mina olin teise süsti kätte saanud, no mäletagi, mis ta nüüd siis oli, nädal, 10 päeva tagasi, midagi sellist, siis ma läksin korraliku kodanikuna, logisin digilukku ennast ja genereerisin endale immuniseerimise tõendi. Selline PDF anti mulle, siis see on QR-kood peal ja ega mul otseselt teda ju vaja ei ole, aga ma panin ta igaks üks endale Dropboxi, et mine tea, kuskil ma ei tea, piiri peal või võib-olla mõnel üritusel või ma ei tea, tekib mingi moment. Võib juhtuda see, et kui sa tahad kontserdile minna suvel, siis... No näiteks jah, et ta mul mingis pilve kohas alati olemas, kus ma saan telefoniga ligi, et kui keegi kargab ja ütleb, et kus on, et siis ma ei pea mingit paberit kaasas kandma. Ja seal on ilusti näha, et seal on selline 3 lõviga vapp ja selle kõrvale on suurelt see on hästi suur QR-kood, selle kohal on 3 lõviga vapp ja sinna on hästi suurelt kirjutatud Vaccination Certificate. Ja nüüd ma tulin täna hommikul siia, see oli mul rõmsasti siin arvutis ja siis vaatan Hansule otsa ja Hans küsib, et kas te olete selle Euroopa Liidu tõendi juba endale genereerinud? Ja praktiline moment tuleb välja, et tõendeid on 2. On olemas see, mille mina genereerisin endale seal digiloos, mis on siis, ma saan aru, Eesti tõend, kuhu on suurelt peale kirjutatud Vaccination Certificate. Ja tegelikult, kui nüüd sinna logida, siis saab umbes täpselt samasuguse tõendi, kus on suur Euroopa Liidu lipp, aga sinna peale on suurelt kirjutatud immuniseerimise tõend. Nii et Eesti tõend on ingliskeelse suure kirjaga ja rahvusvaheline on eesti keelse. Ja ühes on lõvid ja teises on Euroopa Liidu. Nii aru, et see Euroopa Liidu versioon asendab selle Eesti versiooni, kuna Eesti versioon tuli enne, kui Euroopa Liidus oli see formaat kokku lepitud. Nad tegid hästi kiiremini. Kunagi oli sama lugu meie digidokiga, et me tegime oma dokumendi formaadi ja siis pärast muutus Euroopa Liidu formaadid. Sellepärast on meil need B-dokid ja C-dokid. Ja siis on meil see asitse, eks ole. Ühesõnaga, kes on sellised, nagu ingliskeeles öeldakse,
early adopterid ehk varased agarad nagu Henrik, siis minge tehke endale, see on nüüd see uus Euroopa Liidu trend ka. Kui te olete vaktsineeritud, siis tõenäoliselt reisimine ja ürituste osalemine muutub teile lihtsamaks, kui see paber on teil olemas. Ja, kusjuures ma vaatan, et see QR kood ka, ma ei ole viitsinud teda telefoniga lugeda, aga vähemasti visuaalselt on need Euroopa Liidu tõendi ja siis selle Eesti tõendi omad väga erinevad. Et Euroopa Liidu oma tundub info rohkem olevat, säbrulisem kõvasti kui Eesti oma. Aga mis on siis, kas me saame sellise praktilise nõuande, et mis sellega teha, et ongi, pane telefoni lihtsalt või pane kuhugi pilve või saada endale postiga. Kui on võimalik ja vajalik igaks juhuks, siis tegelikult eriti kuskil välismaale minnes tasub see ilmselt ka välja printida, kuna kunagi ei tea, mis tehnilist võimalused olemas mingites lennujaamad. Või sa vaku tühjaks näiteks, mängid telefonis 4 tundi mingit mängu ja... Mina olen ka digitaalsed piletitega, ma olen alati üritanud igaks juhuks piletiga välja printida kuskil koti toppida, sest et päris tihti on see skänner, ei taha lugeda mingeid asju. Veel hullem, kui sa kohtad mõne bürokraatliku mõttelaadiga inimest, kes usub paberit ja mitte ekraani. Aga tegelikult on siin ju huvitav küsimus, et kas mingi äpp tuleb või kas on mingi koht, kus tekib mingi koht, kus seda näidata või no mina iPhone'i kasutajana, meil on ju wallet, kuhu ma saan panna pangakaardid ja lennupiletid tekivad sinna näiteks, et jube kihvt oleks ju, kui tekiks see tõend ka sinna. Võiks olla mingis universaalse walleti formaadis, tegelikult see Apple'i walleti formaat on piisavalt selline levinud ja avatud, et seda kasutab ka Androidil kasutada vastavat äppidega. Jah, kes on endale tõmmanud selle äpi. Tegelikult on Google Pay's on ka wallet olemas, aga see vist Eestis veel siiamaani väga hästi ei taha toimida. Sest vaata, see on ju väga huvitav, et kui see nende kontaktide või see jälgimise teema oli siin aasta aega tagasi, siis oli ju, et iga riik hakkas mingit oma süsteemi tegema ja oma äppi tegema. Ja siis lõpuks selgus, et Google ja Apple kehtestasid sisuliselt nagu standardi ja terve maailm oli sunnitud selle peale tulema, sest et see lihtsalt telefonid keeldusid töötamast muude nende äppidega. Et ma tahaks siin tõenäoliselt, me peame uuesti Apple'ile ja Google'ile otsa vaatama. No tegelikult on see rohkem teenusepakkuja osa, sest see kogu see passide nii-öelda väljastamine on ju maailmas väga fragmenteerunud, iga asutus ja riik teeb omamoodi. Ja ma tean, et USA's vähemalt teatud osariikides on see pass juba näiteks ühildub selle andmeformaadiga, mis läheb Apple Walletisse, aga Eesti oma ei ole. No ja tegelikult üks lahendus võiks olla ka see, et kui me siin Apple'ist ja Google'ist rääkisime, siis tegelikult nad võiksid ju selle formaadi pookida sinna oma backend Covidi tracking asja külge, ehk siis et oleks nagu nii-öelda pilves olemas niimoodi, et need kõiki riikide erinevad äpid saaksid samamoodi kasutada, siis ta ilmuks sinna hoiasse lihtsalt, eks mul on tehtud. Et põhimõtteliselt ei ole nagu keeruline, kuna praegu on ka see, et tegelikult ju see hoia või mis iganes muud nii-öelda tracking äpid ju kasutavad seda sama Apple'i või Google'i. Jah, aga seal on see vahe, et see kontaktide jälgimine oli täiesti nii-öelda ei puutunud kokku ühe teenusepakkuja pilve või serveriga, vaid on seadmete vaheline. Absoluutselt, aga selles mõttes, et see enabling on ikkagi, Androidi puhul Google serverist tuleb ja ta kogu aeg kontrollib seda, kas mul on see aktiivne ja siis kui ei ole, siis ta kogu aeg karjuma mul, eks ole. Mis see tegelikult ma hakkan mõtlema, kas te mõtlete ka selle peale, et ükskord välja lülitada see kontaktide jälgimine, kas me oleme maailmas juba nii kaugel? Praegu võib-olla mitte, kuigi teine küsimus see, kui palju sellest reaalselt kasu on, sest et install base on väga väike ja siin on ka mingid uuenduste probleemi olnud, eks. Aga jah, et mingil hetkel, kui see läheb ikkagi piisavalt väikseks, siis jah, ega seda äppi pole niisama mõtet hoida telefonis. Jah, sest mingisugune energiakulu seal ilmselt peal on, aga ühesõnaga seni, kuni keegi ei ole suutnud tekitada mingisugust walleti ühilduvust või mingit äppi või mingit kohta selle jaoks, siis pange kuhugi pilve teenusesse, kus te saate telefoniga ligi. Tegelikult on hea variant saada endale postiga ja siis ta on inboxis kogu aeg olemas. Eks see tegelikult näitab põhimõtteliselt mitte Eesti, aga pigem Euroopa Liidu üldiselt keskmist digitaalset võimekust, et isegi selle QR koodi põhise sertifikaadi kokkuleppimine võttis selle kuid, eks, et nagu nüüd kui nad veel äppi hakkavad tegema, siis me ootame 3 aastat selle järgi. Sinne bürokraatisse surebki. Selge, läbi lähemist väiksele pausile. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd siis eelmise nädala WWDC-st, Worldwide Developer Conference, ehk siis Apple'i ülemaailmsest arendajate konverentsist, kus näidati seda, milliseks läheb iOS-i ja macOS-i siis peatsed väljalasked, mis jõuavad rahvani sügisel, aga on praegu juba need avalikud arendajatele.
mis on siis suurimad võib-olla uudised, mina võtaks selle kokku niimoodi, et seal väga mingi maad murdvat uut tehnoloogiat me ei näinud, aga need väiksed asjad mõjutavad väga paljude sadade miljonite inimeste elu positiivselt, et see on selline, kõlab nagu totakalt, aga nüüd nad lõpuks tegid need asjad ära. Ja ma alustan näiteks videokõnedest FaceTime, mis oli viimase aasta jooksul üks kõige inimkasutatum IT-teenus võib olla, kui sa tahad teise inimesega kohtuda. Ja Apple'i FaceTime oli nagu selgelt selline jooksupoiss oma võimaluste osas, järeljooksja, ma tahan öelda. Ja nüüd esimene selline oluline uudis on siis see, et sa saad videokõnesid teha ka teiste tarkvaraga seadmetega, Androidi telefonidega, Windowsi arvutiga. Sa saad liituda, just sa ei saa algatada sealt. Aga tavaline Edge'i või Chrome'i brauser ja lihtsalt üle veebi see videokõne, mis ei ole midagi erilist, aga ilmselgelt murrab lahti seda Apple'i, seda nii-öelda kinni müüritud ökosüsteemi. Mulle tundus see selline imelik otsus või imelik teenus, natuke nagu mingi USA kohtuniku jaoks tehtud, kes hakkab kuskil, kui keegi hakkab irisema, et Apple on monopoolne, et nad saavad näidata, et ei ole. Sest sa ei saa, ütleme, mitte Apple'i kasutajana, sa ei saa sealt brauserist nagu Meelis üldse algatada seda kõnet. Sa saad ainult liituda. Nüüd ma ei tea, kui palju minule ei ole ühtegi nii-öelda koosolekut, töökoosolekut tulnud FaceTime'is. Need istuvad Zoomis ja Meetis ja Teamsis on ju. Nüüd, mis on see olukord? Et millise nagu FaceTime'i kõnega ma siis kuidagi liitun siis läbi veebi. Aga mõtle kõigi nende isiklike kõnede peale, kus sul on näiteks vanematel iPhone, lapsel Android, vanaemal on Windowsiga arvuti. Aga siis me ju ei kasutaks FaceTime, see on nii kohmakas, mul laps peab minema mingisse brauserisse, miks? Sa, Henrik, mõtled liiga euroopalikult. USAs on see, et kui sul lastel on kõigil iPhone, nad ei oska ja ei taha mitte midagi muud kasutada ja vanaemal ongi see vana Windowsiga arvuti või Chromebook või mingi siuke asi antud, siis vanaemal ei saa kelistada. Mina ütlen neile vastupidi, nad kopeerivad seda, milles oli Zoom, oli kõige edukam, et sul paljud inimesed joks pandeemia alguses, nad polnud Zoomist kuulnudki, neil tuli üks link, on ju. Ma olin ühe Zoomi kõne teinud vastu võtnud, aga minu jaoks oli see siuke tol hetkel, kui ma selle Zoomi lingi sain, siis ma mõtlesin, mis oli see veel on, eks ole. No okei, aga nad isegi lähevad ühe sammu edasi, et sa saad selle FaceTime'i lingi oma Androidil või Windowsil, oled sa laps või vanaema ja seal brauseris annad lingile ja see kõne käib. See peab isegi installima seda Zoomi nagu Zoomiga pidi. Ehk siis praktikasse jõuame siis, kui me kasutame seda, aga mulle tundub praegu, et nad on teinud sellise hästi minimaalselt lihtsa asja, et lihtsalt sa saad kaasata need, kes ennem välja jäänud. Minul on just kommentaaridest jäänud nagu mulje just nagu siin USA tehnikaajakirjanduses, et ikkagi see on selline pensionäride ja laste teema ja sinna turule suunatud. Ja teine asi, mis on väga, asja nimi on SharePlay ehk mõte, et sa saad FaceTime'i kõnes jagada oma ekraani ja mõlemad pooled saavad. Jällegi, mitte vist ainult ekraani, vaid ka mingit muusikat ja filmi või kuidagi pilte ja. Päris huvitav on ju. Aga minu jaoks, võib-olla see on isiklik probleem, aga minu jaoks on see ikkagi kaug IT-abi andmine, mis jällegi keegi helistab, kuule, kus see nupp on seal konfis, ma ei oska, olgu, ma ei sõida sinu juurde, aga siis teeme selle kõne ja muidu ma praegu paluks installida mingisugune tarkvara, et seda teha või et ekraani jagamiseks. Aga niimoodi see vist nüüd nagu Meelis unistas, see vist ekraani jagamine, ma ei usu, et toimiks, et vanaemal on Windowsi arvuti seda mitte, ja siis ta brauseriga liitub ja siis jagab oma ekraani ja ma saan öelda, et kuigi mine tea, sest et ka nendel vabavaralistel brauseripõhistel videokõnedel on ka võimalus. Chrome lubab jagada kogu arvutiekraani. Ma ei usu, et ma ei tea muidugi, see on praegu spekulatsioon, aga et Apple päris sellise asja teha lubaks. Ühesõnaga FaceTime sai nagu normaalseks nüüd, ma ütleks selle kohta. No väikel samm normaalseks muutumise suunas. No ma ei tea, ma olen natuke kahtled selles suhtes, aga vaatame. Järgmine suur samm on see, et nad peavad ühendama või kokku panema FaceTime'i ja iMessage ja siis andma selle ka teistele platvormidele kasutada. Jah, üldse tegelikult, kui me vaatame seda Apple'i ürituse sellist läbivat joont või läbivat sellist mingit tuju enam-vähem, mis seal oli, siis see tundus olevat väga selline kõik seadmed üheks tüübi ja selline ühendamise asi. Sest kui ma siit nimekirjast järgmise asja võtan uuendatud paroolimajandus, tekib keskne paroolihaldur, eks ole, mis on siis üle kõigi seadmete põhimõtteliselt ju. Just tegelikult küll. Et aga neil täna on ju selline asi olemas, aga on vist rohkem brauseri põhine. Kuidas see käib, Hans? Jaa, see iCloud Keychain. Mina kasutan eraldi paroolihaldurit. Ma kasutan ka eraldi, aga
ma saan aru, nad vaatavad otsa miljardile kasutajale, kellest ütleme paarsada miljonit on meiesugused, kes installivad eraldi programmi selleks, et paroole hallata. Enamik inimesed ei viitsi teha, iCloud Keychain aga aitab osaliselt. Näiteks Safaris on salvestatud paroolid aga ma saan aru, et see keskne paroolimajandus peaks siis olema nii, et sa ei pea paigaldama eraldi tarkvara selleks, vaid sa usaldad seda opsüsteemi ennast, kes kõiki neid paroole haldab ja kasutad siis erinevates brauserites kasvõi seda. Et ta võtab ära selle, et sa pead tellima või ostma mingisuguse OnePasswordi või LastPassi või Dashlane'i. Ja ma saan aru, et ka Windowsile saab selle laiendusena. Just, jällegi, et ma täpselt ei tea, mis see nagu kasutusjuhtum on, aga võib-olla, et ma siis kasutan tööl Windowsi arvutit. Mul on teine arvuti Windows näiteks. Minul on näiteks niimoodi, aga eraldi paroolimanageri pealt mina sellepärast veel ära kolida ei julge. Aga siit tegelikult kõige kesksem selline kõik seadmed üheks lahendus oli ju ikkagi see kursori ja faili lohistamine. No see oli ikka väga efektne. See demo oli sellline, et oli siis kõrvuti olid pandud Mac, selle kõrval oli vist iPad Just. Ja siis oli veel telefon ka või ei olnud? Sa võid mitu seadet võid panna kõrvuti, Apple'i seadet ja siis on nii, et kui sa hakkad ühest hiirt lohistad siis serva. Oma näiteks Maci ekraani serva ja kui sul on järgmine Apple'i seade on nii paremal, siis see sama kursor hüppab plumpsti. Nad ei ole kuidagi ühendatud need kuidagi mingite juhtmetega või mitte midagi. Et hüppab siis näiteks iPadi peale ja sealt veel mingi järgmise seadme peale. Ja sa vist saad lohistada ka näiteks faile. Et sa võtad sealt näiteks iPadist mingi faili või ma ei tea, irega või kuidagi siis, või arvutist tõstad iPadi mingit faile. Nii kaugele nagu asjade demonstreerimine läheb, on see üks ägedamad asju, mis ma näinud olen. Ja teiselt poolt jällegi, kas ma kunagi elus seda kasutaksin, ma ei tea. Minule tekkis millegi pärast kangastus 10 aasta tagune VNC või mingi sellise asja aeg, millega sai samu asju teha, aga lihtsalt keerulisem oli seda lihtsalt seadistada. Seal on täna, neil on ju see Sidecari äpp, mis teeb suhteliselt sama asja, aga mitte vist päris sellises ulatuses, mitte nii lihtsalt, et ta on kohe lihtsalt olemas ja hakka nagu kasutama. Sidecar on ikkagi lisaekraan, aga see on nagu 2 eraldiseisvat seadet, mille vahel sa saad asju liigutada, eks ole, et see on nagu veidi on erinev. Ja, aga seda olukorda, kus sul aeg-ajalt on vaja 2 ekraani, seda ma kujutan ette väga hästi, et ma ei tea, teed näiteks kirjutad mingit esseed või teed mingit uurimistööd on ju, või ma ei tea, mis iganes nagu asja, et siis on see ülikasulik, ühe ekraani peal loed, teise peal kirjutad või sul mingid märkmed lahti näiteks või teine asi, ma teen mingit helitöötluse asja, et siis on et ma tahan näha, et mul teatud nagu mingid analüsaatorid või mingid aknakesed oleks kogu aeg lahti mingi teise ekraani peal. Ja mul ei ole see, et mul ei ole seda kogu aeg vaja. Ma ei hakka ostma endale teist mingit monitori laua peal, see võtab ruumi. Või et kui ma olen moodne inimene ja töötan üldse kohvikus, siis mul on väga hea, panen oma läpaka ja sinna kõrvale panen näiteks iPadi, kui ma olen selles Apple'i maailmas nagu sees. Ja mul on lihtsalt 2 ekraani hästi sujuvas konfiguratsioonis. Et selles mõttes minu meelest on see väga nagu lahe mõte. Ei, mõte on lahe küll. Meil on veel 1 minut aega, aga võibolla, mis on ka huvitav selline uuendus on see, et põhimõtteliselt opsüsteemi on sisse ehitatud. Ma ütlen VPN. Ta ei ole VPN, ta on pigem kui privaatsus vahend, et kogu su arvuti internetiliiklus läheb krüpteeritult Apple'i serverisse. Sealt edasi läheb ühte siis sellist suure pilveteenusesse, nagu Cloudflare või mingid muud, kes on. Ja sealt läheb siis selles saidini, mida sa tahad külastada. Nii et see sait kunagi ei tea, mis su tegelikult IP aadress on ja kus sa asud. Et see aitab hoida su privaatsust kõigi nende veebilehtedest, mis kogu aeg salvestavad sind. Et see private relay, ma arvan, et jällegi keskmise tarbija tasemel suurendab tema privaatsust, kui ta saab seda sisse lükata. Päris edukalt. Mulle meenub, et Google'il on midagi sarnast olemas, Google VPN, aga ma ei mäleta küll seda, kuidas see täpselt käis. Seal ei ole küll seda Cloudflare 3. partit vahele, Google'i enda serverites toimus asi, võib-olla ei ole nii turvaline või nii privaatne. Google ikka näeb, eks ole. Aga põhimõtteliselt sarnane asi on, jah. No võt, vaatame, küllap me räägime nendest asjadest kõigist sügisel uuesti, kui need kätte jõuavad, aga praegu lähme pausile. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere ja Digitund on tagasi eetris, me oleme nüüd, tahame edasi minna. Me oleme rääkinud, mida Apple rääkis eelmisel nädalal, aga me peame tulema tagasi selle juurde, mida ei räägitud, mis on mitte uudis. Ja just eelmine saade, Henrik, sina ütlesid, et
tulevad uued sülearvutid ja näeme neid ja see oli põhiline see oli põhiline, miks kõik Apple'i üritused tootsid, et see, et mis me siin nüüd rääkisime viimase lõigu, see on kõik köki-möki. See on nali, jah. Aga kõik ootasid ikkagi uuendatud disainiga super sülearvuteid ja neid ei tulnud. Ja tegelikult see on väga huvitav, sellepärast, et kõik märgid näitavad, et pidi tulema. Et tavaliselt, ütleme, nii kindlaid selliseid lekke uudiseid, nii suures ulatuses ei ole. Et kus kõik tundub, et nagu kõik, eks ole, info viitab sinna, et tuleb, et siis ikkagi tavaliselt on tulnud ka. Ja nüüd oli kõigi jaoks üllatus, et mis mõttes siis ei tulnudki. Ja minu meelest läks mingi Apple'i video, kas selle sama ürituse video vist läks YouTube'i ja seal oli MacBookide hashtag oli kirjas. et ühesõnaga tegelikult märgid viitavad, et pidi tulema ja mingil põhjusel suht viimasel hetkel lõigati see välja. Sest see Apple'i üritus oli ju ikkagi eelsalvestatud video, eks. See ei olnud mingi lava live ja videos on võimalik teemasid välja nagu lõigata ja mingil põhjusel lõigati välja. Ja kes teab, siis mingi nupumees ka vaatas, et see üritus oli täpselt 15 minutit lühem kui 2 tundi. Ilmselgelt midagi ära võetud. Aga kadunud lintide juhtum, aga seal võib olla lihtsalt see, ütleme, mis iganes asi, aga väga tõenäoliseks peetakse, et kuna elektroonikatööstusel on rasked ajad, et kiipe ei ole saada. Ja see on uskumatu, et see nüüd ka Apple'i tarneahelat mõjutab, mis peaks olema kõige raudkindlam tarneahel. Võib-olla ka nad tahavad lihtsalt oma riistvarale, mis on ju, võiks olla midagi nagu oluline uuendus võrreldes praeguste Macide sellise välimusega. Tahavad rohkem tähelepanu saada, sest uudiseid on palju suksel VVDC nädalal ja varem saada eraldi fookus. Tegelikult eks seal ongi ju see, et kõik ootame seda, et tuleks Apple'i järgmise põlvkonna kiip, eks ole, mis tähendab seda, et nad ei saa nad ei saa kasutada olemasolevaid, et peavadki tegema uue ja kui selle uue tootmisel on probleeme tänu sellele, et pole saada lihtsalt komponente, siis ongi selle taga võib-olla asi. Jah, see on ühesõnaga. Mina kirjutasin veel minu meelest sotsiaalmeediasse sama päeva hommikul või päev enne, et on keelatud praegu osta Apple'i sülearvutit. Sest miks sa ikka ostad? Kas sa võtad keelu maha? Nüüd ma võtan keelu maha. Ja tegelikult isegi keegi ei tea, et kunas tuleb uus. Kui need on ikkagi radikaalselt uuendatud disaini ja võimalustega, siis mina küll ei usu, et nad toovad selle lihtsalt mingi pressiteate vahendusel umbes keset juulit, et siin on arvud. Et siis ma arvan, me võime neid näha mingisugusel sügisesel üritusel, et või teevad vaheürituse, ma ei tea, aga ma pigem paneks nüüd eksiks siis selle otsas, nagu me siin eksime kogu aeg, aga ma arvan, et tulevad pigem sügisel, mis ilmselt tähendab, et tuleb 2 nädala pärast. Just, aga vaatame. Ja võib-olla võiks väike nüanss, ma lõpetan Apple'i sellega, et tegelikult need kõige uued tarkvara funktsionaalsused, väga huvitav on, sealt tuleb lõhe sisse, et paljud asjad neist, mis on sellised masinõppe intensiivsemad, ei töötugi vanemate Macidega näiteks, vaid sa peadki ostma siis olemasoleva kõige viimase MacBook Airi või Pro või siis selle, mis nüüd tuleb välja. Sest et vanemad protsessorid ei vea välja, kui sul on vaja, tahad näiteks teha videokõnet, kus on udune taust, sest ta reaalajas peab seda pilti udutama või siis seal oli üks naljakas asi võib-olla, et on teksti kõneks muutmise süntees ei tööta vanemate Macidega näiteks soome keeles. See on lihtsalt nii raske keel. Okay. Aga vaatame, mida lubab Facebook, õigemini ei luba, aga see on millega ähvardab. Facebook tahab, et on ehitamas nimelt sellist nutikella, milles on järjekordselt, aga kas nad ei pidanud juba ehitama? Prille pidid ehitama. Kaks kella ei olnud neil või mingisugune asi neil oli? Ma ei tea, kas see reaalselt välja tuli, aga mingid jutud olid, et Facebook ehitab ja neil oli muidugi, või oli see Amazonil või? Kellel oli see, et on sinu käe peal ja mõõdab sinu mingit tuju umbes? Amazoni tujukell, jah. Ja nüüd on siis Facebooki kell, millel kuulake on 2 kaamerat ja mõte on ka selles, et mille saab võtta kella küljest ära ja siis neid kuidagi nagu käes hoida ja siis nagu pildistada ja panna tagasi kella külge. Jah, see kõlab nii imelikult, nagu see kõlab. Ja selle asja suur mõte peaks olema siis inimesi telefoni kasutamisest veel eemale tuua, et kell võtaks rohkem üle seda tööd, mida telefon teeb. See on mingi veider, ma tegelikult vaatan ka neid Google'i katsetusi riistvaraga, ja neil on ju ütleme telefonid, mis eriti nagu ei suju ja siis neil on kogu see Nesti mingi asi, mida nad ära ostsid ja Fitbiti ostsid ju ära. Ja muidugi suur firma, eks ole,
aga et see DNA on nii tarkvara keskne, et noh, ühesõnaga no ei lähe, eks kuidagi see riistvara ja Google no ei lähe ja nad ikka üritavad ja noh, otseselt nagu halvasti ka ei ole nende toodetega, aga noh, see on näha, et see ei ole nende asi nagu. Nüüd Facebookil minu meelest läheb veel kehvemini riistvaraga. Ja sellest hoolimata. Kas sa meenutad Oculust või mida sa meenutad? Oculus on ainus asi, mis neil nagu tegelikult nagu on asi, eks ole. Aga ta on ka väga eraldi, ta ei ole veel Facebookiga eriti nagu kokku pandud, eks. Aga neil olid need videokõnede, vaata need mingid ekraanid, mis suutsid sind jälgida, pöörata kuidagi ennast või midagi. Halb asi, et Facebook suudab sind jälgida. Tegelikult see ongi ju Facebooki suurim häda riistvara tootmisel, et inimesed ei taha endale Facebooki seadet, mis nad jälgib. Et kui Google'i puhul on kogu aeg see probleem, et arvatakse, et kui palju ta tegelikult rohkem jälgib, kui ta ütleb, siis Facebooki puhul on see kindlasti veel palju hullem, nii et ega tegelikult mida ka ei tahaks endale Facebooki seadet koju või käe peale. Aga vaata, mina ei aru, et mis valu neil on, et selle riistvaraga, et Facebook ju mina usu, et nad nagu reaalselt arvavad, et nendest saab mingi tohutu mingi riistvara tegija või see ei ole, eks ole, nii suur, kui nad nagu tõesti arvaks, et nad tahavad ühtlasi muutuda ka nagu selliseks Apple'i laadseks, siis nad teeks seda ju kuidagi palju suuremal skaalal ja palju tõsisemalt. Aga need on nagu sellised, umbes nagu oleks kellegi tuju või mingi, ma ei tea, kellegi nagu töölepingus sees, et ma tulen Facebooki mingi ainult tööle sel juhul, kui te lubate mul teha ühe naljaka riistvara asja. Selle uudise nagu realiseerumine on suure küsimärgi all, aga ka tagamõte on seal, et see peaks toitma ikka kõiki neid asju, mis on praegu kõige populaarsemad äpid üldse telefonides, Facebook, Messenger, Instagram. Sa teed pilti, selfisid, videokõnesid, ei trüki, vaid siis räägid inimesega videokõnes. Mulle tundub, et see on natukene selline katse kindlustada tagalat ja tegelikult on ju Facebookiga praegu see häda, et nad on avalikus sõjas Apple'i, kui Apple nagu surub peale privaatsust, siis Facebookile see üldse ei meeldi. Nad suruvad avatust peale. Ja nad suruvad peale avatust, ehk siis saada kõik oma arved mulle. Aga kui Apple ja võib-olla tulevikus Google samamoodi Apple'i survel kipub nagu asju kinni panema järjest rohkem, et ei jaga nii laialt andmeid, siis Facebookil peab olema viis, kuidas need arved kätte saada ja enda riistvara on selleks kõige parem lahendus. Teine küsimus on see, et kuidas nad suudavad inimesi veenda, et neid asju kasutama. Nad ei suudagi, see on minu meelest on see nii imelik, et nad siiamaani arvavad, et nad suudavad ja mis on nagu veel imelik on see, et nad teevad neid asju nagu Facebooki kuidagi nime all. Et nad võiksid ju teha kas või teha mingi Instagrami kaamera näiteks või mingi asja, eks ole, mis on inimestele palju rohkem tõenäoliselt vastuvõetav või ärme unustada, neil on WhatsApp, ma ei tea, teevad siis tehku piipar. Ja nad ei ole teinud tegelikult ajalooliselt mitte ainult enda asju, vaid nad näinud ka koostööd, HTC tegi kunagi Facebooki telefoni ja muid selliseid asju, mis on nagu kolossaalselt läbi kukkunud kõik. Nii et võib-olla ei olegi suurt vahet, kelle nime all või mis brändid selle külge panevad, aga see negatiivne, see stigma on see küljes kohe, et jah, ja isegi Amazonil tegelikult ju, kus neil on see Ring tootesari, eks, kus on kaameraga uksekellad ja mingisugust muud, ja need on ju reaalselt head tooted. Just, et Ring on vähemalt kvaliteetne, eks ja ta töötab hästi. Aga seal ei ole ka mingit sellist suurt maailma vallutamise lugu või Ameerikas on või ma ei ole Ameerikas tegelikult on, et ta on mõnes kohtades suhteliselt turuliider, aga seal on jällegi sama häda, et ringi probleem on see, et jällegi inimeste andmete ära kasutamine, ehk siis nad jagatakse väga aktiivselt kohaliku politseiga ja see nagu ei meeldi kohalt luba küsimata, eks ole. Just. Amazon ostis ka ära ju Eero, eks ole, mis on see suur wifi seadmete tootja. Lingi või mingisuguse nutiseadmete tootja ostis ta veel, Amazon laiendab seda nutiseadmete ala väga aktiivselt ja ma arvan, et sealt võib tegelikult edulugu tulla, kuna Alexa või ühesõnaga see just, ma isegi täpsustaks su lauset, ma olen väga nõus, aga mitte nutiseadmete, vaid targa kodus on Amazon on väga selgel juhtpositsioonil. Kaamerad, wifi, kõik muud seadmed, Alexa kaudu kõik juhitav, see on nagu väga... Lisaks on ju ka see, et see sidewalk, ühesõnaga see nende enda selline kohtvõrgustik, mis on kodupiires, aga ka nii-öelda mesh network, eks. Et aitab naabri võrgu kaudu siis ühendust luua. See on ju tegelikult selline pilootprojekt, mis ei ole veel laialt käima pandud, aga neid seadmeid tuleb järjest juurde ja see saab olla üsna põnev. Ja teine asi, mis muidugi otsapidi sinna otsa läheb, on mädereks, et kui palju siis Amazoni asjad, kui nad on seal selle Alliance'i asutajaliikmed, et kui palju nad siis Apple'i ja Google'i ja teiste seadmetega koostööd hakkavad tegema, et see on põnev. Aga ei, sellest ma olen nõus, et Amazon ajab seda asja nagu targemalt, et neil võrreldes kogu muu Amazoni äriga, see riistvara on ikkagi imepisikene selline nõelapeakene. Mulle meenus, kui ma paar aastat tagasi käisin IFAL ja siis ma rääkisin seal mingi suure ruuteri tootja, äkki see oli Netgeari
inimestega ja siis samamoodi vist oli mingitest kõlaritest juttu, et see, et neil on ka nagu Amazoni tugi on olemas, Google'i tugi ei ole ja siis nad ütlesid nagu otse välja, et Google'il on 1 miljon nõudmist, millele peab vastama, et mida peab asi tegema, et saada nende litsentsi ja Amazon põhimõtteliselt võtab kõik Amazoni vastu, ütleb, tulge tehke meie asja, et me maksame teile peale kasvõi. No niimoodi saab, aga võt Facebooki osas, ma ei tea, mina hakkan oma mütsi sööma, kui sealt midagi tuleb. Vaatame, mis mütsi sa kandma hakkad siis, et oleks hea süüa. Aga meie läheme siit väiksele pausile. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Ja digitund läheb edasi ja vaatame korraks nüüd kodumaiseid uudiseid. Ma olen kuulnud väga paljude inimeste poolt sellist muret, et nüüd on vaja ruttu joosta poodi ja osta mingid seadmeid ja valida teenusepakkuja. Ja millest see jutt käib? Natukene kuulates siis sain aru, et räägitakse sellest, et 1. juulist kaduvat ära Eesti vabalevis telekanalite pilt. Ja toome siia loosse natukene selgust. Ja tõsi on, et veel mõned kuud tagasi ilmusid mitmed artiklid, mis ütlesid seda, et Eestis praegu levib telepilt, ERR-id kanalid, ETV, ETV2, ETV+, vabalevis, mida igaüks saab lihtsalt antenniga vaadata kodus. Ja 1. juulist kaovad need ära siis standardkvaliteedis, mitte HD kvaliteedis, vaid standardkvaliteedis. Aga tegelikult ei kao, et see on nüüd muutunud, on see teade, aga inimesed ikkagi arvavad, et 1. juuli nüüd see pilt kaob ära, ma pean võtma kas mõne teenusepakkuja või siis uuendama oma tehnikat. Et veel mai lõpus siis teatas Levira tegelikult, et pikendati seda aega veel vähemalt selle aasta lõpuni levib üle õhu ETV kõikide Eesti kanalite pilt ka STS, mis tähendab seda, et kui teil on kodus näiteks vanem telekas või vanem digiboks, siis saab neid asju ilusti vaadata. Saab Euroopa jalgpallimeistrivõistlused ära vaadata ilusti. Jah, aga seletage mulle, et kas mul on digiboksi siis vaja, kui ma tahan, kui see ST ära kaob. Just. Kas mul siis on igal juhul vaja digiboksi või ma panen antenni ja teleka külge või? Kui telekas toetab, telekal on T2, kus juures see on DVB-T2 signaal, ütleme välja. Tegelikult natukene probleemi olemus ongi selles, et kui oli Eestis esimene digirevolutsioon, ehk siis digitelevisioon tuli, siis tegelikult tuli see tavalise TVB-T standardi peal, kuigi 2 oli tol hetkel juba arenduses, aga piisavalt lapsekingades ja piisavalt kallis, et selle peale ei mindud. Ja mingil põhjusel ilmselt selleks, et siis eeterit mahtu kokku hoida, otsustati, et HD-signaal läheb T2 peale, kuigi HD-signaali võib ka tavaline T edastada. Ja põhimõtteliselt ongi see, et need seadmed, mis tol ajal ostetud, on praeguseks siis üleminekuga muutunud liiga lahjaks. Ehk siis praeguse info kohaselt ilmselt aasta lõpus peate te vaatama, see eelkõige puudutab suvilaid, võib-olla vanemaid vaatajaid, kellel pole mingisugust Telia Elisa paketti kodus. Kui vaadab telerit katuse või too antenni kaudu. Just, siis on vaja vaadata, et kas su telekas ise on uuem, mis toetab siis HD pilti ja DVB-T2 signaali või digiboks toetab seda. Ühtlasi muidugi tuleb öelda seda, et kui vaatad telerit antenni kaudu, aga sa maksad Elisa, aga kasutad Elisa elamust endis Zoom TV, siis seda probleemi reeglina ei ole, kuna Elisa lubab jätkata ST edastamist ja isegi kui see peaks HD peale üle minema, siis nad ilmselgelt nagu pakuvad lahenduse välja oma klientidele. No kui sul on teenusepakkuja, see eelkõige puudutab, et sa ei maksa kellegile, sa vaatad üle õhu, tasuta tulevad kanalit. Mis selle digiboksi hinnaklass on meil, sa tead? 30 euro kandis. Okei, no ütleme kõige hullem, siis ei ole ka. Aga muidugi siin on ka see, et kui tõesti soovid vanatelit edasi kasutada, aga parem variant on osta uus teler, sest et uus teler tõenäoliselt on parema pildi kui vana teler. Väga palju on ka maakohtades siiamaani veel kineskooptelerid, eriti suvilates, et see on paras hetk uuendada. Aga jah, kui on soov vana teler alles jätta, siis digiboksi saab 25-35 euro vahele. Lähme siis järgmise Eesti teemalise uudise juurde, mitte et midagi kaob ära, vaid et midagi tuli juurde. Swedbanki interneti oste saab nüüd kinnitada biomeetriga ja see on üks nendest, see on nagu uudis võiks olla sellest Apple'i üritusest, et et väike asi, mis tegelikult on väga lahe. Sest et Meelis siin kurtsi, et tema Androidi kasutajana, et talle väga see biomeetria ei meeldi. Mina iPhone'i kasutaja olen väga rahul, sest et kui ma näiteks pean netipanka sisse logima,
tuleb siis teade, et telefoni, eks ole, et vajuta nüüd siia, logi sisse, siis mul ei ole muud teha, kui ma pean seda mingit Swedbanki äpis noolekest lohistama, telefon tuvastab mind näo järgi ära ja ma olengi pangas. Millisel näotuvastust ei ole, sõrmejälg on üks lisasamm, ma saan aru. Tähendab, sõrmejälg on samasugune lisasamm, nagu on telefoni otsa vaatamine. Tegelikult ega ta ei ole, mind just nagu kipuseerima see, et see on 3 sammu 1 või 2 asemel, ehk siis mina tahaks, et mul tuleks pop-up, mille peale ma saan vajutada sõrmejälgi, aga praegu on see, et ma pean kõigepealt vajutama notificationit, siis ma pean lohistama ja siis ma pean, ehk siis tegelikult kolmest siis tegevusest 2 on võimalik ära jätta, et näiteks kui mul on Smart ID äpp suudab ennast ekraani peal lahti visata, siis võiks samamoodi ka see sõrmejälje prompt tulla lahti Swedbankil või vähemalt siis tulla lahti see lohistamise aken, ehk siis mitte see notification, mida ma pean klikkima ja tegelikult ma arvan, et on võimalik selle lohistamise akna asemel kohe see Google'i sõrmejälje prompt sinna kuvada, et ma täiesti veendunud, et palju teised suudavad seda teha, eks ole, et see on võimalik. Aga see ei ole nagu iseenesest ainus selline Swedbanki Androidi, kui ma tohin korraks öelda, Swedbanki Androidi nagu arenduse selline, ma ei ole tegemata jätmine, võib-olla nagu lapsekingades asi, et kindlasti targad inimesed seal suudavad nagu vastavalt tagasiside asju muuta, et ma just üks päev avastasin, et kui mul tuleb teavitus Swedbanki äpilt, et ma olen midagi maksnud, siis esimene rida on notification from Swedbank, mida mul ei ole absoluutselt tarvis, et võtab kella pealt terve ekraani ära, eks ole, et see, mul on ikoon olemas, mul ikoonist piisavalt näha. Kes ütles, on ju, ja see alustab kohe sellest, et tehtud makse bla, aga seda ülemist rida ei ole nagu tarvis, et ja ma arvan, et seal on samamoodi, et liigset sellist tegevust on liiga palju neil. No ühesõnaga, miks me üldse sellest räägime, on see, et nüüd saab see interneti oste ka kinni. Muidu oli see, et kui sa netis midagi ostad, siis hästi paljud poed ju viskavad siin netipanga sinna sisse logimisaknasse, pead siin logid ja kõik ja nüüd siis on see, selle võrra nagu lihtsam, et sa ei pea siis tegema seda Smart ID-ga, vaid saad selle sama biomeetriga teha. Natuke siis sarnane põhimõtteliselt nagu Apple Pay interneti ostudega. Ma ei ole Apple Pay'ga ostnud midagi internetist. Aga et sa ei pea ka läbima mingit protsessi kuskil sisse logima ja edasi. Ma võin teile rääkida, kuidas ma PlayStationist mängu ostsin neile. See oli kohutavalt huvitav, sest ma ei ole nüüd mitu kuud või isegi kauem ei ole midagi ostnud ja siis tegin PlayStationi lahti ja siis hakkasin ostma ja PlayStation viskab mulle ette selle minu nagu registreeritud pangakaartide valiku ja ütleb, et nii, et kuna sa ei ole ammu sisse loginud, et nüüd me peame tuvastama, et sina oled sina. Võttis sealt ühe pangakaardi, mis oli ammu aegunud, pooleks lõigatud ja ära visatud mul. Ja ütleb, et nii, pane nüüd siia selle kaardi aegumiskuupäev ja siis see 3 see mingi CVV või mis see kood on. Ja kõik. Ja oligi kõik, sellepärast, et mul ei ole seda kaarti. See ei ühtegi teist võimalust PlayStationis endas tõestada, et mina olen mina. 999 võimalust selle numbri äraarvamiseks. Just. Ja täiesti hullu maja. Ja siis järgnes selline tants, et siis ma logisin arvutis mingi PlayStationi kontole. Ja ütlesin, et okei, ma lõpetan selle kaartidega pullimise ära. Ta pakkus võimalust, et lisame nüüd PayPali siia. Siis seal tekitati selline 3 ringi ümber staadioni, et lähed PayPali, PayPal läks PlayStationist, PayPalist tagasi. Ja siis ma lõpuks jõudsin nupuni, et ühenda siis kontod ja selle peale PayPal mõtles natuke aega, ütles, et ebaõnnestus. Siis ma tegin seda 2 korda veel läbi, ikka ebaõnnestus ja siis ma mõtlesin, okei, ma lisan siis oma pangakaardi uuene, see ebaõnnestus. Siis ma proovisin seda uuesti, ebaõnnestus veel, siis ma võtsin teise pangakaardi, lisasin selle, see läks läbi. Ja siis ma hakkasin ostma, mille peale teatati, et see ebaõnnestus ja siis ma proovisin uuesti, mille peale läks makse läbi. Nad väga tahtsid, et sa ei ostaks seda mängu. Absoluutselt. Nad üritasid. Et see nagu teatud kohtades on see ikka nagu nii katki. Minul oli sarnane probleem Amazoniga, nimelt Amazon väidetavalt siiamaani ei toeta seda Euroopa Liidus kohustuslikku turvaliste maksete süsteemi. Tänu sellele on see maksmine muutunud. Aga saate lõpuks ma lubasin, me räägime, et palju maksab kosmosesse minek $28 miljonit. Kõik. Ja see on kõik, Amazoniga saab lennata, aga järgmine nädal räägime kindlasti pikemalt jälle uutest teemadest. Aitäh, et olite meiega. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.